Räägime müügikampaaniast. Erplis on olemas hinnakirjad ja müügikampaaniad ja tihtipeale tekitavad need ka natuke segadust. Kui me räägime, et me anname mingis poes, mingis ajavahemikus toodetele erihinna või allahindluse teatud tootegrupi toodetelt, siis me räägime hoopistükkis hinnakirjast. Kampaania on Erplis veidi komplitseeritum. Ja kampaania rakendub ainult kassas, arvete moodulis mitte, erinevalt hinnakirjast, mis siis rakendub. Aga on ta rakendatav ka e-poes, sest API-päringutega saab ka e-poodi saata müügikampaania reegleid. Müügikampaaniat saab luua jaekett ja müügikampaaniad alt või siis ladu ja müügikampaaniad alt. Saab minna lisama. Kampaaniale antakse nimetus näiteks jõulukampaania. Kampaania siis kehtib teatud kuupäevast teatud kuupäevani. Et kui me seda ei pane, siis programm ei saa hästi aru. Ta võib rakenduda ka ühes konkreetses kaupluses või kui on kasutuses kaupluste grupid ja kauplusel on siis grupp küljes, siis sellele grupile. Kampaaniate kohta on siis võimalik öelda, et millal ta rakendub. Ta võib rakenduda automaatselt, kui ostu sees siis ostetakse antud reegli järgi. Ja midagi eraldi kampaania näol rakendada vaja ei ole või kupongide näol. Ta võib ka olla käsitsi rakendatav või siis teatud kupongikoodiga ja rakendamiseks siis tuleb see käsitsi valida ja rakendada ja ka müüjal peavad vastavad reeglid või vastavad õigused olema antud. Ning veel on spetsiaalne seerianumbri kupongikampaania, kus siis tuleb ka see kupong registreerida ja selle alusel siis rakendub. Kõige levinum muidugi, et ta rakendub automaatselt ja kampaaniale võib rakendada ka teatud kellaaja, et ta võib ühe päeva jooksul teatud kellaajani toimida ainult. Ning võib ka öelda, et me räägime kliendi sünnipäeva kampaaniast. Sellisel juhul on ta seotud konkreetse kliendiga ja talle sisestatud sünnipäeva kuupäevaga. Saab siis määrata ka, et ta rakendub siis ainult kliendi sünnipäeval ja veel on vajalik siis määrata mitu päeva enne ja pärast siis kampaania rakendub ja ta võib rakenduda muidugi ka ainult ühe korra. Nüüd kampaania puhul on alati, et selle ostu sees klient peab midagi tegema ja siis ta vastavalt saab, et see on alati ühe ostu raames. No kõige levinum, klient peab ostma teatud summas ja saab teatud protsendilise allahindluse. Kui ma nüüd salvestan ja programm annab veateate siia üles osale, siis midagi on nendes kampaania reeglites viltu, et programm ei saa sellest aru, aga praegu ütles ta ilusti, et see kampaania on kohe ka aktiivne ja me võime kohe minna siis seda kontrollima kassas. Ja lisaks on siin näha siis, et
kampaania reegel on täidetud, seda ise sisestada ei saa, et seda ta võtab vastavalt nendele kirjeldustele. Ja kampaania rakendatakse alati eelisjärjekorras, et kui on kampaania ja hinnakiri, siis tegelikult kampaania rakendub kõigepealt. Kui nüüd võtta siit üks toode, siis näete, jõulukampaania rakendub, kuna selle toote maksumus oli üle ette antud summa ja rakendub siis 10%, mis vastab vastavalt 3,50. No ma kustutan praegu selle ära, et näitamiseks sellest piisas. Kindlasti võib kampaania olla ka midagi sellist, kus määratakse teatud kogus kaupa, võimalik, et piiranguid ei anta, kust ta peab olema, aga me võime ka valida konkreetse tootegrupi, milles see toode peab olema. No loomulikult võib ka jätta selle allahindluse, et ta ongi sellisel juhul kogu tšekilt 10, aga me võime ka määrata, et ta on konkreetselt ühelt tootelt ja taaskord sellest tootegrupist, et teistele toodetele seda siis näiteks praegu ei rakendata. Salvestame, jällegi kampaania on aktiivne, veateadet ei tulnud, järelikult kõik oli õige. Kampaania reegel muidugi totaalselt muutus ja kui me lähme nüüd tegema müüki, siis kui ma registreerin ühe toote või 2, siis ta näitab siia 50%, sest üks toode tuli küll 100-ga, aga kuna ta kuvab selle ühe rea peal, siis ta paremini seda näidata ei saagi. Kui aga osta mingit muud toodet, siis kampaania ei rakendu. Kui aga osta 2 erinevat särki, jällegi see kogus 1 on ületatud rohkem kui 1 ja ühele särgile rakendatakse siis 100% soodustust. Ja klient maksab näiteks täpselt ära. Kampaaniate kohta aruandeid just väga palju ei ole. Siin aruanded müügikampaaniad alt saab siis vaadata näiteks tänase päeva aruande, et ta näitab, kui palju seda jõulukampaaniat on siis rakendatud ja on võimalik ka sellisel kujul see müügikampaania välja võtta.